täna õhtul on juba mõtted läinud õiges suunas, meie vaim, hing, ihu, nii nagu me siin paigas täna ka koos oleme kõik, just sellisel moel. Ja nüüd on nii, et kõigepealt jagan need mõtted, mida olen siin kirja pannud issanda ees olles. Ja kogemus on nagu see, et mida vanemaks saad, seda rohkem issandat vajad. Ja paraku see lihtsalt nii on. Ja ma usun, et see tegelikult on väga hea, see valmistab tegelikult meid ju tegelikult taeva jaoks, igaviku jaoks. Noor inimene alati võib-olla seda kõike nii ei mõista, et milleks seda isandat nii väga on vaja, sest et palju ka saad ise nagu hakkama oma jõud ja kõik see oma tarkus, mida vahest arvatakse ja kõik see pannakse kokku ja loodetakse niimoodi hakkama saada. Aga tegelikult on nii, et mida kauem siin ilmas elame, seda rohkem me näeme, et kuivõrd me vajame tegelikult Jumalat kõige jaoks, oma vaimu, hinge ja ihu jaoks. Ja kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult hoolitsemas meie vaimu, hinge ja ihu eest. Nüüd on nii, et meil on kindlasti selline lugu, et mille eest me kõige rohkem hoolitseme, ütleme, et igaüks, me ei oska ütelda seda ju teise eest, eks me ise teame ära, et on see meie ihu või on see meie hing või on see meie vaim. Väga oluline on tegelikult, et me nende kõigi eest hoolitseksime ja muidugi vaimu peaks seadma esikohale, nii nagu Jumala sõna seda väga selgelt õpetab. Aga on kuidas on praegusel hetkel, aga Jumal igal juhul tahab meie kogu selle olemuse eest hoolitseda ja väga hästi hoolitseda. Ja kuidas ta seda teeb? Jumal teeb tegelikult seda üsna sellisel tavalisel moel, ta paneb meie sisse tahtmisi. Ta paneb meile isusid, ütleme füüsiline ihu, teatud ainet on puudu, kui ütleme, et ikkagi enam-vähem niisugune terve ihu on, siis on täiesti selge lugu, et meie organism hakkab märku andma, et kuule, mingit sööki tahaks, mingit ainet sooviks ja hakkad nagu seda taga otsima ja sellepärast on see nii, et see on selline Jumala poolt tegelikult meile loodud selline loomulik osa, et kuidas ihu eest saab ka hoolitseda. Ja nii ta on ja põhimõtteliselt on, eks meie hing otsib samamoodi ka, nii nagu ütleme, et otsib siit sellest maailmast, otsib võib-olla muusikast, otsib inimeste käest võib-olla midagi, mis hingele tooks nagu sellist rahuldust, aga Jumal tahab hinge eest ka hoolitseda, see on täitsa selge, sest täna jõuame ka sõnas selle juurde. Ja rääkimata meie vaimust. Ja sellepärast selle vaimuga vist on kõige rohkem niimoodi, et isegi me päris pihta ei saa, kuidas see kõik käib. Ja sellepärast vaim on vaim. Ja Jumal elab ju, ja see osaduse paik on meil seal vaimus, mis meil on Jumalaga ja sellepärast on niimoodi, et ega vaata vaimule eriti mingisugust käsku andma ei pea, nagu siin me ülistuse ajal ütlesime, et hing kiida, nagu Taavet ütleb oma hingele seda, hingele peab käsu andma, ihule peab ka, sellepärast et et need on sellised kohad, kus tegelikult on vaja seda meiepoolset seda ka. Aga vaim on põhimõtteliselt ikkagi, kui ta on uuesti sündinud ja kui me oleme Jumala omad, küll ta see laulab kiitust, vahest meie võime ärgata ja märgata, kuidas tegelikult on see laul justkui meie vaimus ka juba käimas, nii et me pole seda ju kuidagi nagu otsustanudki, ärkad öösel üles, et koged seda, et äkki üks laul on käimas. Ja sellepärast vaim on seda rolli ka väga, väga täitmas. Nüüd on nii, et issanda tahtmine on seal, ütleme, et Thessalonika kirjas on väga selgelt väljendatud ühte asja, et mida Jumal soovib ja see on selline lugu, et ma üldiselt võtan seda esimese Thessalonika 5. peatükki, aga ma korraga kohe ei hakka seda kõike nagu rääkima, aga lihtsalt see 23. salm tuletan siit meelde, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. No nii, näed, Paulus ka võtab asja kokku, ütleb sedasi, et kõik peab tegelikult olema Jumala poolt pühitsetud läbinesti ja see on selline, ütleme, Jumal on väga, kuidas ütelda, hoolikalt seda tegelikult meie eludes on nagu seda tegemas. Ja üks venekeelne tõlge, kus ma just veel vaatasin, rahu Jumal pühitsegu teid kogu täiuses ja vaim, hing, ihu tervikuna, olgu laitmatult hoitud issanda tulemiseks. Ja sellepärast on see nii, et Jumal tahab meid kogu meie täiuses. Meie täius on vaim, hing, ihu. Ja sellepärast on nii, et mitte ükski selline nendest komponentidest, kuidas Jumal meid on loonud, ei ole kuskile tahaplaanile pandud, vaid Jumal hoolitseb kõige selle eest, meie vaimu, meie hinge ja ihu eest. Ja veel ägedamalt on öeldud sedasi, et see oleks ilma laitmatu hoitud issanda tulemiseks. Siin Thessalonika kirjas just tuleb sellest ka juttu, ega me ei tea ju seda, millal see issanda tulemine on, aga selleks me peame valmis olema. Nüüd
nagu plaanisin, et ma kõigepealt räägin siit kaustikust selle jutu ära, mida olen issanda ees nagu veel siis kirja pannud. Vaata, lugu on nii, et meil võivad juhtuda sellised asjad, et üks nendest, on see siis meil hing või ihu või on kuskil nagu löögi all ja vahest võib olla niimoodi, et hing ja ihu korraga just eriti ja ütleme, et ja vaim võib ka nõrk olla. Ja sellepärast, et ikkagi, kui me oma vaimu ka ei toida, ütleme jumala sõnaga, siis meie vaimus ka tugevust ei ole. Sest saage tugevaks seespidi see inimese poolest, selles on ka, seal on palved ja asjad ja nii, et selle toitmine on ka tegelikult oluline, et me sellest ise ka hoolitseksime. Ja nüüd on nii, et eks need ihuhädad ja hingehädad ja vahest täitsa valed asjad ka vaimus, sellepärast, et ega vaimuga on ka selline lugu, et sõna ütleb ka sedasi, et vahest valvake üldse, et mis vaimu päralt te olete. Sellepärast, et ega see vaimne maailm pretendeeriks väga tegelikult, et kuidagi saada meis kohta ja sellepärast on nii, et palju eksitajaid vaimusid on tulnud sellesse maailma. Jumal tahab, et me oleksime püha vaimu täis, aga me võime olla väga selgelt ka eksitajate vaimude käes, sellepärast, et et kui ei valva, kui on tuba pühitud ja kui see on tühi, siis tulevad need 7 kurjamat tulevad sisse ja midagi teha ei ole, näed, et lihtsalt näeme sedasi, et need valed vaimud tahaksid ka nagu meie elus seda kohta leida. Nüüd on nii, et me ei tohi tegelikult kõike valimatult kuulata, kõike valimatult lugeda, sellepärast, et see mõjutab tegelikult meid. Ja sellepärast täna näed, kui me räägime, et Jumal paneb me sisse õiged tahtmised, siis ega paremat retsepti ei ole. Kui see tunnetus, ütleme, mina ei tea, kes sa tänast seda jutlust kuulad, kui sul Jumal ütleb, et ära kuula, siis panen kinni. Ma ütlen, kes sa seal internetis ka oled või kuskil, ma ei tea, siin minema siis või ma ei tea. Tead, eks, sest et vaata, kui see niimoodi on sinul, siis see on sinu asi. Sellepärast, et vaata, sina pead tegelikult olema issandale kuulekas selle koha pealt. Sest et teisiti tegelikult Jumal meid juhtida ei saa. Sellepärast, et muidu on nagu, me oleme vahest nagu kohustatud kõigeks või niisugune tunne, et kui kuskil keegi räägib Jumala sõna, siis me peame selle alla neelama. Ei pea, tead. Ja sellepärast on see nii, et me võime täitsa julgelt vahest lihtsalt kogeda sedasi, et see pole meile. Ja me ei tegele selle asjaga absoluutselt, me võime täitsa julgelt selle kõrvale panna, mis iganes, kui püha ja vaimulik see võib tunduda ja kuidas seda teine veel ütleb. Ja sellepärast on see nii, et ka selle koha pealt, ka just oma vaimuliku elu koha pealt Jumal paneb meie sisse õigeid tahtmisi. Ja sellepärast sellega tuleb täiesti arvestada ja see on täiesti loomulik ja nii ta on. Nii kui ütlesin, ihu koha pealt need igatsused, mida süüa tahad, vaimu koha pealt on samamoodi ka küll, Jumal juhib seda, mida meil on vaja. Ja eks see on samamoodi ka hingelugu on sama lugu ka, et ka hing tegelikult peab ka saama õigetest asjadest tuge ja üks nendest kindlasti on Jumal ja ta sõna, neid kirjakohtasid võtame varsti ka. Üks näide, mis meenus ühest meie kogudusest, kes ütleme, ammu juba ka igavikus ja üldse ta niimoodi, et eks ta päästetudki sai, ma ei mäletagi, kuidas ta päästetud sai, aga kuidagi me kokku saime, üldse ta väga vähe, ütleme üldse meie kogudusega suhelda sai, valdavalt oli ta kodus, ta oli hästi haige inimene. Ja ta oli selline inimene, kui mina teda vahest külastasin, käisin ikka talle külla ka ja siis oli nii, et tema laua peal olid lahti need tervishoiu käsiraamatud. Ütleme, need nõukogude aegsed, mäletate, need paksud olid juksed ja ütleme, et ja tema luges neid. Ta luges neid haigusi, mis tal olema peaksid ja arst käis ja ütles siukse haiguse, aga tead, mul on ikka ägedam haigus. Arst ikka pani veel vähe. Tead, ja tema luges, tõmbas rida ja luges ja vaata, ja see, mida sa loed, seda sa nagu saad. Ja ma ei ütle sedasi, et absoluutselt, et hoiduge nüüd igasugustest sellistest nõuannetest, mis on kuskil nendes käsiraamatutes kohtades, ei mitte seda. Aga vaata, see ei tohi olla ka selline sukeldumise koht, kuhu me niimoodi sukeldume, et me lõpuks nagu loeme, sest usk tuleb kuuldust, lihtsalt usud, loed ja täpselt seda asja ka samamoodi koged. Ja sellepärast ja nüüd on niimoodi kindlasti on sedasi, et valdavalt võib-olla meil ei ole enam neid käsiraamatuid nagu selliselt ja kellel on võib-olla vanast järgi ja võib-olla ei ole nii tähtsa koha peal enam. Nüüd on kõik need suured Google'id tulnud asemele, lähed internetti ja lööd aga ruttu sisse ja siis on nüüd see tehisintellekt veel oma tarkusega, mis tuleb nagu meie ette kiiresti ja pakub, et lugege neid ja uskuge neid ja elage nende järgi. Ja sama lugu võime sealt ka lugeda ja kuulata ja vaadata
vahet ei ole. aga ära tuleb tunda, kas seda on vaja kuulata, mõnda asja hakkad kuulma, et kuule, seda ei ole mul vaja kuulata. panen kinni, sellepärast et me ei vaja tegelikult kõike seda informatsiooni, mis on tegelikult meie ümber. ja sellepärast ja ütleme, ja rääkimata muidugi, ütleme, et ma tahaks uskuda, et meie usuinimestena nii palju oskame asjast aru saada, et nõiaraamatuid küll lugema ei hakka. ja eks ütleme, et ja seda esoteerikat ja seda nii palju tegelikult ümberringi. aga ütleme, et ega kõik jumala lapsed nähtavasti isegi sellest ei oska nagu vahet teha. sellepärast, et kui ei ole ikka nagu õpetatud ja kui sul vaimust ka nagu äratundmist ei ole, siis inimesed neelavad ka tegelikult täiesti sellist, täiesti nõiduslikku ja valet asja. Nende eksitajate vaimude lugusid, neid lugedes, uskudes ja sealt tuleb tegelikult ikka parajalt tegelikult inimesele kaasa. nii et ei tohi mitte valimatult siis seda, mis on meie ümber, kuidagi kasutada ja tarvitada ja nii on, eks toitudega ka ja nii on, näed, ütleme sellega sõnumitega ja raamatutega täpselt on see samasugune lugu. aga nüüd üks kindel koht, ütleme, et nagu seal Hebra 4. peatükis on, eks öeldud sedasi, et kui me läheme selle armuaujärje ette, vaata siis on üks selline kindel värk, et sealt võime igal juhul uskudes vastu võtta, 4.16, eks, Hebrast. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me alastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, nagu ütlesin, Jumal paneb meisse neid õigeid tahtmisi, mida lugeda, mida kuulata, millist isegi, ma olen ikka teinud niimoodi, et Jumal, ma küsin, kui ma piibli juurde sageli lähen, et Jumal, mida ma loen? Anna mulle nagu seda märku, et millist raamatut või mis teemat või mida ma peaksin nagu seal praegusel hetkel, sest sina tead, mida paremini, mida ma vajan. Ja lihtsalt ootan nagu seda signaali. Ja see võib tunduda selline vahest, et nagu oma mõttega mõtlesid selle välja. Aga ei, ma ei usu seda, ma leian sedasi, et kui ma niimoodi küsin, et Jumal, anna mulle see signaal, ma ei tee seda sõrme alt. Et lihtsalt, et teen kuskilt selle piibli lahti, et vaatan, mis sealt tuleb, vaid et ma küsin, issand, et ma tahan, et sina juhid vaimus. Anna praegusel hetkel lihtsalt üks märgu on, et mis asi oleks mulle praegu hea, kui ma loeksin seda, et see oleks mulle see vajalik ja õnnistuseks ja olen püüdnud seda siis ka niimoodi teha. Ja lihtsalt loen, püüan aru saada, teen märkmeid endale, mõtlen selle asja juures ja käitun lihtsalt selliselt. Jumal juhib omi lapsi oma vaimu läbi, eks Rooma 8 räägib väga selgelt, sellepärast igati normaalne asi. Siis Jumal annab oma, ütleme, nende vaimuandide kaudu, mida ta kogudusele on andnud just, et igal ühele midagi. Need tarkuse ja tunnetuse sõnad ja ütleme see ja need prohvetlikud sõnumid või mis iganes, need on kõik tegelikult omal kohal. Ja need on nagu, kuidas ütelda, samamoodi on nad sellised, et need on ka meile, isegi prohveti sõna koha pealt öeldakse, et katsu läbi. Ega see ei ole meile kõikidele, tead, alati nagu ühtemoodi, tead, et kui näiteks, ma usun sedasi, et sellega te lepite, et kui siin ükskord üks Soome vend meile ütles sedasi, et täna on koosolekul keegi see, kes märtri verega austab issandat, siis kes seda prohvetlikku sõna tahaks vastu väga võtta, katsu läbi, ütleb, ei, see mulle küll ei ole, tead, et lükkame edasi. Tead, et mina selle teemaga ei tegeleks. Aga mõtlen sedasi, aga kui sa võib-olla koged sedasi, et see on sinu ettevalmistus, siis võta parem vastu ja ole kindel ja mine järjest vägevamaks usus. Et ka need sammud siis ära kanda, kui lihtsalt tahab, et teda sellisel moel austataks. Ja sellepärast on nii, et kõik see on meile nagu selliseks õnnistuseks, et need vaimuannid, Jumala sõna, ja kogu see informatsioon, tegelikult seda on vaja väga tähele panna tähele neid märguandeid. Ja me ei pea, sageli me teeme ka selle vea, et me lihtsalt ahvime, et kellelgi teisel on nagu mingisugused sõnumid ja arusaamised ja me nagu kopeerime kohe seda, et kuule meile ka see sama asi. Ei, see ei ole. Ja sellepärast me oleme kõik tegelikult nii unikaalsed, Jumal on meid loonud, me oleme üldse eriarengus ja ütleme, et ja sellepärast Jumal teab täpselt, mida meil on vaja ja sellepärast väga isiklikult võite just Jumalaga suhelda. Seal samas on niimoodi, et ei tohi arstisid välistada, sellepärast, et igasugu äärmusi on neid usklike hulgas, kes vahest üldse ei tohi arstidega tegemist teha, tead, ja ei tohi rohtusid võtta ja tablette võtta, tead, kõike võib. Aga kui sa oled ka arstidega läbi käimas, siis sama lugu, katsu läbi, mis nõuanded sa arsti käest vastu võtad ja mida sa ei võta.
sellepärast, et see õigus on ikkagi, et jumal juhib sind vaimus selle koha pealt. Minu jaoks on see niimoodi, et ma olen ikka tagantjärgi mõelnud, et kord, kui ma oma ühe hädaga olin arsti juures ja arst siis seal uuris ja puuris ja lõpuks ta ütleme, et tema ikkagi arvas sedasi, et see häda mulle jääb. Ei, ta ei jäänud, aga küsimus on nagu selles, et ta määras mulle mingisugused nagu rohud, mis ta ütles, et et neid võiksid tarvitada, kui sul ikka probleem tekib, et tarvita neid rohtusid. Ja ja arst rääkis, õde oli ta kõrval ja nüüd on niimoodi, et pisut hiljem helistab selle arsti juurest õde, ta niimoodi tutvustab ennast, et ta on arsti juurest õde ja ta annab mulle soovituse, et ära sina neid rohtusid tarvitama hakka. No ta ei saanud arsti kõrval seda arstile näkku ütelda, siis ta enam õde seal arstil ei oleks. Sellepärast, et siis ta peaks oma ameti ka maha panema, eks, aga ta leidis selle vaikse võimaluse, kus ta tegi. No ja isegi ma olen vahepeal niimoodi mõtelnud, aga äkki ei olnudki see arsti õde. Või oli see ingel, kes mulle helistas? Sest et kust mina seda tean, sellepärast, et ta võis tutvustada, et ma olen küll see. Tead, ja praegusel hetkel ja et ma tean, et sulle soovitati neid rohtusid, aga et sa rikud oma mao ära ja ära tarvita neid. Ja ma olin südamest tänulik ja ma ei tarvitanud neid, sellepärast, et tuli see signaal. Ja see tuleb sellest, võiks ütelda, nagu ütleme sellest samast kabinetist. Ja nüüd ongi vaja nagu ära tunnetada see asi, et kuidas me tegelikult käituma peame ja mida me siis rohkem usume, kas seda telefonikõnet või seda, mida see arst siis ütles sellel hetkel või aga see ongi nüüd see meie selline probleem, et me peame olema vaimu juhitud. Sellepärast, et muidu juhivad meid teised asjad. Kurat on tulnud siia sellesse maailma tapma, röövima ja hävitama. Arvad sa, et ta on lõpetanud? Ei, ta ei ole. Ta teeb seda väga peidetult, ta teeb seda väga oskuslikult ja ta teeb seda väga usutavalt ja inimesed ennast lihtsalt lasevad vahest hävitada ja tappa, sellepärast, et ta on suutnud sekkuda väga paljudesse kohtadesse. Ta sekkub igale poole. Ta sekkub haridusse, ta sekkub meditsiini, ta sekkub kõikjale, kus iganes saab. Ta sekkub lasteaedadesse ka ja kogudusse tahaks ka sekkuda. Igale poole tahaks sekkuda. Ta ei ole kohta, kus tegelikult, ütleme, tema ei tahaks tulla oma mingisuguse jutu ja plaaniga, ta teeb selle ilusti valmis ja ootab sedasi, et ka jumala rahvas veel selle alla neelaks. Ja sellepärast on see nii, et ja nüüd ütlen sedasi, et ja arstide koha pealt ütlen sedasi ka, arstid väga vajalikud, on sul näed luumurd või oled õnnetuses või kui tähtis, et keegi sind aitab ja kiiresti aitab või oled oma vedeliku puuduses ja on täitsa niisugused kriitilised asjad, kus on tõesti nii, et täiesti on vaja ja sellepärast on niimoodi, kallid, meie ei välista arste, me ei ole sedasi, me ei välista tabletti ja neid asju ka, sellepärast, et vahest on tõesti mõnda sellist ainet vaja kiiresti ja suures koguses ja sellepärast tuleb ka neid asju teha. Aga nagu ütlen täna, et meie peame tegelikult ära tundma sedasi, et kas seda on tõesti vaja, ei ole vaja teha. Seda, ütleme, et sina saad ise otsustada, mina ei otsusta sinu eest mitte kunagi. Oma ühe poja eest ma otsustasin kord tõesti niimoodi, et kui talle see inhalaator juba, ütleme, seal ka kaasa anti tegelikult Tartus, kui käisime arsti juures, sest natuke see hingamine kiiksus sellel hetkel ja käisime seal ja astmavärk ja tead inhalaatorit vaja, et kui ikka on vaja, siis tšuh-tšuh suhu ja läheb hingamine vabamaks ja selline. Tänu sellele õele, kellest ma juba siin rääkisin, kes oma arstiraamatute juures istus, tänu sellele ma sain selle inhalaatori peale nii vihaseks, tal oli iga toa nurga peal olid need inhalaatorid, ja mina mõtlesin, minu kodu küll selliseks ei tule, et iga kapi ja laua nurga peal on kuskil üks inhalaator, et järgmine hetk jälle suust lasta sinna suhu. Ja mõtlesin, et ei võta, viskame selle minema, tead, eks, ja viskasin minema, mina sain oma lapse eest seda tegelikult teha ja mingit probleemi. Ja sellepärast kallid nii see on, aga sellepärast aga seda, ütleme, et oma alaealise lapse eest, lapse vanem, põhimõtteliselt, kes on vastutav, laps ju ei tea, mida talle, ütleme, soovitatakse, vanem peab selle vaimus nagu ära tundma ja sellepärast selle vanemate osa on tegelikult on väga oluline tähtis. Ja see on lihtsalt, need on nagu sellised näited, mis on praegusel hetkel mõned minu enda elust, selle koha pealt, et kuidas meie oma vaimu hinge ja ihuga siin maailmas hakkama saame. Et muidu on niimoodi, et me jääme etta. Jumala sõnast loeme siin vägevasti, et rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi nesti, et teie vaim hing ihu oleks tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks, aga ütleme, et ja sellepärast on see niimoodi ja Jumal tahab sellega tegeleda. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei tohi arvata sedasi, et teatud valdkondades on niimoodi, et siin Jumal kõrvale, praegusel hetkel tegutseme ise. Vastupidi, kõiges võid samamoodi küsida oma söömistes, oma igasugustes arstirohtudes, asjades, või täiesti julgelt küsida Jumala käest, tal on kõige suurem, kõige parem kogemus, mis iganes saab olla maailmas ja sellepärast ja kõige suurem tarkus niikuinii. Ja sellepärast ja Jumal teab, arstidega on ka niisugune lugu, et ma mäletan, et
no kunagi piiblikoolis tegime seda, õppisime seda natukese nagu maitseks, seda Hunterite raamatut, eks, et noh, et haigused ja siis seal oli ära liigitatud, et noh, mis on füüsilise põhjusega haigused, et noh, lihtsalt, et noh, näed, inimene tead, noh, midagi juhtus, kas külmetasid või mingisugused muud põhjused, mis on puhtfüüsiliselt tekkinud, ja siis osad haigused olid vaimse põhjusega. Üks arst tookord muga hakkas natukese nagu vaidlema, ütles, et kuule, tead, et no seda jama ma küll nüüd ei usu, et need haigused on vaimse põhjusega, et minu jaoks on need niimoodi, et ikkagi, et inimene on nagu väga niisugune nagu mingisugune mehaanikavärk, et kui tal kuskil midagi nässu läheb, no siis on nagu see ikka nagu mehaaniline või füüsiline probleem, noh, mille lahendamisega tuleb lihtsalt tegelema hakata. No mina ütlesin ikka vastu, et Jeesus ajas välja kurjasid vaimusid, et kuule hoopis küürus sellepärast, et saatan on sidunud. Et noh, et mitte mingisugune muu asi. No ja ma saangi aru sedasi, et noh, lihtsalt, et arst õpib, talle selles, ütleme, õpingute käidus ei räägita seda, kuidas Jeesus rääkis ja õpetas, talle räägitakse neid asju, mida räägitakse, ta usub seda. aga kallid, siiski on niimoodi, et see vaimne pool, kui natuke see silma lahti hoida, see on ikka täitsa kohal kui kohal. Sellepärast, et vaata, narkomaan, kui ta on selle vaimu päralt, siis ta liigutused lähevad selliseks ja ta kõik ta välimused ja silmad ja värgid ja noh, ja see on, ütleme, paljud asjad lähevad lihtsalt selliseks, kohe näed, nagu mis on inimesega sündimas. Alkohoolikul omad tunnused, asjad. Igasugused, noh, need tunnused tulevad, et mis vaim on kõige rohkem saanud ikkagi platsi, see lihtsalt hakkab tegelikult valitsema ja noh, see on terve komplekt, ei hakka neid asju siin praegusel hetkel lahkama. Ja sellepärast Jeesus väga selgelt sai aru, et kellega on vahest tegu ja sellepärast tema teatud puhkudel tervendas inimesi, tegi teraapiat ja teatud puhkudel ajas kurjasid vaimusid välja. Ja sellepärast täpselt see lugu nõnda on ja eks reeglina vist oli niimoodi, et kuidas oli, et kui on sellised noh, niisugused ravimatud haigused, siis sageli on just need vaimsed põhjused. Et noh, kus muu metoodika ei aita, siis on see selline, mida rohuga ei saa. No nii, aga nüüd ongi nii, et ja ma usun seda ka, et need kogemused võivad meil endil ka olla ja minul ka on olnud sedasi, et kui keegi midagi räägib, ütleme nagu selliselt tervise koha pealt ja eriti, kui need räägivad need meelevallaisikud ja vahest nagu ähvardavad ja noh, praegu nagu need niisugused telefoni teel, et tule jälle kuskile uuringute või lase siit uurida, lase sealt uurida, siis tegelikult noh, ja vahest tehakse seda natukese niisuguses ähvardavas toonis, et kui sa ei tee, tead, siis ikka sul kehvasti läheb, tead, eks. Ja siis oled nagu korraks küpsemas selles, et noh, kas mul siis hakkab juba kehvasti minema. Aga võtta selle nende sõnade hetkel, siis sa võidki hakata nendes kohtades, kus nad seda uuringut tahtsid hakata tegema, nagu tunda, et juba seal midagi krõbistab, tead, eks. Sest et see, vaata, me oleme nii, noh, ütleme, et see vahimingi ihu, räägi midagi ära ja see ihu võtab juba niisugused nagu tunded vastu, et ongi, noh, need sümptomid. Ja sellepärast on nii, et neid tuleb ka lihtsalt minema siis ajada. Tavaliselt on nii, et kui sellele teed kiire käsud ka ära, siis on jälle rahumaa peal. Nii et selline lugu, näed, mida tänasel öötunnil tõusin ülesse korraks ja mõtlesin tänase õhtu peale ja sain sedasi, et kuule, vaimingi ihu tuleb täna siin ette võtta ja sellega tegeleme. Ja nüüd on nii, nagu ütlesin, et seal esimese Thessalonika 5. peatükk. Ja see sobib tänasel õhtul täitsa lugeda nagu sellises mõttes. Siin on nagu see 5. peatükk räägib aegade ja tundide kohta ja issanda päeva tulekust, et see tuleb nagu varas öösel ja et me peame olema valvel ja valvumas. Ja nüüd on niisugune lugu, millises ajas me praegusel hetkel elame. Ma siin kuulasin mitte väga, noh, ütleme pingsalt, isegi tahtsin, et võib-olla kuulaks nii, et üks väikest konspekti, kuulasin Rick Renneri seda ühte sellist, no tal on niisugused pooletunnised saated, ütleme, kus ta arutab teatud teemasid ja see oli pühendatud, noh, ütleme, Jeruusalemmas 3. templi ehitamisele. Et noh, et ütleme, et põhimõtteliselt väga huvitav oli kuulata sedasi, kuidas see kõik on nagu valmis, kuidas kõik need, isegi need ohvriloomad ja ütleme, et mis on vaja, et see punane veis peab seal olema ja kõik, kuidas Iisraeli on need kohale toodud ja noh, ütleme, et kõik huvitavad asju ta nagu rääkis ja kuidas on preestrid koolitatud ja kuidas see kõik on nagu põhimõtteliselt on ainuke, noh, et Mošee istub seal ees praegusel hetkel ja et nagu ei saa seda tegema hakata, aga et muidu see valmisolek on tegelikult on väga suur, et seda ära teha. Ja Jumala sõna ka räägib sellest, et see tuleb ja sellepärast on see niimoodi, et see ühel hetkel tuleb. Ja nüüd ongi nii, et no ütleme, et nagu selle koha pealt on, ma usun sedasi, et laias lastus on nagu kaks väga suurt arvamust,
arvamust on nagu selle koha pealt, et kas jumala rahvas, kas me oleme selle suure viletsuse ajal siin või on meid ära võetud. Ja neid on mõlemad seletusi ja mõlemad vahest räägivad nii veenvalt, et kui seda siis ühte kuuled ja teist. Rick Renner väga selgelt ja minagi pigem kaldun sinnapoole nagu arvama, et ikkagi, et jumala või vastupidi vist ikkagi just. Rick Renner oli üsna vist sellel arvamusel just, et jumala rahvus võetakse nagu ennem ära. Ja et siis pärast tuleb seal templi ehitamine ja et ütleme, et sest et seal ju see antikristus peab saama selle koha, kus ta tegelikult istuma läheb. Ja sellepärast on nii. Ja aga ütleme, et jätame nüüd selle nagu sinna paika, kas enne või pärast, vahet ei ole. Aga milleks meie tegelikult valmis peame olema? Me peame olema valmis issanda tulekuks. See on nüüd kindel asi, eks. Ja sellepärast on see selline, et Paulus kirjutab, ütleb samamoodi, et te teate, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb ja tuleb nagu varas öösel, tuleb ootamatult, ühel hetkel lihtsalt on käes ja nii, et selleks peame olema valmis. 3. salm ütleb siin meile niisugust väga tuttavat olukorda, mis on ka praegu maailmas väga valitsemas. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusolud lapseootel naise peale ja nad ei pääse pakku. Praegu on ka niimoodi, et kui jälgime siin neid korduvaid rahu läbirääkimisi, siis need on just ainult rahu rikkumiseks. Neid istutakse koos ja järgmisel hetkel lihtsalt neid eiratakse ja rikutakse. Räägitakse rahu, aga järgmisel hetkel raketid ja pommid jälle lendavad. Ja see on, ütleme, et see on korduvalt olnud nende just viimastel aastate jooksul. See on niisugune, et ja ütleme, see rahvas, keda see otseselt puudutab, meid see praegusel hetkel nii ei puuduta. Need, kes on tegelikult, ütleme, sõjaolukorras, need ju ootavad, lõppeks see jama ära, et tänu jumalale, jälle hakkavad arutavad ja mitte midagi välja ei tule. Ja täpselt on niimoodi, teevad selle Thessalonika kirja järgi, et kui öeldakse, et nüüd on rahu ja kindel olek, siis on hoopis üks äkiline hukatus on tulemas. Ja eks ta oligi, kui hakkad mõtlema, kui oli see Ameerika ja Nõukogude Liidu selline suur vastasseis, mis oli see, ütleme, Nõukogude aeg. Mis see oli? See oli ju paljuski rahuaeg meil. Ei öeldud, et rahu on. Me kogu aeg olime nagu sõjas. Aga tegelikult oli rahu meie jaoks, eks. Nüüd, kui nagu justkui hakatakse vahepeal nagu rahust rääkima, et teeme nüüd kõik asjad niimoodi, et on tore, siis tullakse üksteisele külge nagu vähe ei ole. Ja paraku see siin selles maailmas nii on ja sellepärast näed, jumala sõna ei peida neid asju meie eest. Ja sellepärast meie, ütleme, elame nende asjade keskel, kiitus Jumalale, et Jumal hoolitseb nendes aegades ka meie eest ja sellepärast me väga üldse ei muretse ja me lihtsalt ei ole pimeduses, need asjad ei saa meid tabada nagu varas, nagu sellepärast, et me oleme päevalapsed ja siin Paulus räägib nendest asjadest ja käsib meile ärkvel olla. Aga nüüd jätan selle kohe rahule praegusel hetkel ja lähen 12. salmi. Ja siin on üsna sellised praktilised nõuanded. Me ei loe väga palju selliseid praktilisi nõuandeid ja see on niimoodi, et vahest on see teatud kohta, seda on ise vahest niimoodi lugeda, nüüd järgmine koht, mida ma loen, et kui see puudutab võib-olla nagu iseennast, siis nagu pigem ei loeks, ütleme neid asju, aga täna loen. Et me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid issandas juhatavad ning noobivad. Sellepärast, et Paulus lihtsalt õpetab, ütles, et neid, kes teevad seda jumalriigi tööd, neid tuleb tunnustada. Järgmine salm veel vägevam. Ja pidada neist armastuses väga lugu nende töö pärast. Ma olin siin mõni päev tagasi olin nagu häiritud, et üks vend tõesti mulle saatis sellise ülivõrdes ülistuse ja saatis ja mõtlesin, jumal küll, et tead, et miks ta nii teeb? Praegu siit lugesin, ta tegi sõna järgi. Nii et vend, ole õnnistatud, kus sa seal iganes oled. Ja siis, et vedas väga siis armastuses lugu nende töö pärast ja hoidke omavahel rahu. Sellised praktilised asjad, ütleme, et kui ta nüüd rääkis issandapäeva ootamisest, rääkis nendest momentidest, siis äkki ta pöörub Paulus nagu selliste praktiliste asjade juurde ja esimene oli siin need töötegijaid. Ja me manitseme teid, vennad, noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu. Väga vajalikud asjad. Ja mis kategoorias oled korratu, siis võid arvata, et peaksid nagu noomida saama, oled pelglik, siis sind julgustatakse, oled nõrk, tuleb loota, et aidatakse ja tuleb olla pika meelega kõikide vastu. Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja
kõikidele. Noh, siin oli isegi, et praegune paavst nüüd ütles, et tema on rahu poolt. Et ta ikka on rahu tegija, et ikka evangeelium ütleb seda, et ma ei ole sõja poolt, et lõpetage ära. No teised jälle, et kuule, et nii, kus sa seda veel lõpetada tohid, et ei ole ikka hea, et paavst niimoodi ütles. Aga siin on jälle, Paulus ütleb sedasi, et me ei tasuks kurja kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest. No need on täitsa tugevad sellised teemad, noh, et ütleme, olla rõõmus kõiges, kuidas kogu aeg selles palves olla, ei hakka täna neid asju siin nagu rõhutama ega õpetama, kuidas tänada kõige eest, sest see on, mida Jumal teil tahab Jeesuses Kristuses. Ta tahab meie rõõmu, ta tahab meie palveid ja ta tahab meie tänu. Ja ta tahab, see on Jumala tahtmine tegelikult Kristuses Jeesuses. Ärge kustutage vaimu. Nüüd see puudutab nagu seda, mida ma täna siin alguses ütlesin, et me vajame tegelikult Jumala vaimu oma vaimu, hinge ja ihu jaoks. Sellepärast, et vaata, kuidas me tegelikult saame, ütleme siin, selle silmas hakkama selle kõigega, mis me tegelikult ise oleme. Kuidas me saame oma hingega hakkama, kuidas me saame oma ihuga hakkama ja kuidas me saame oma vaimuga hakkama. Ja sellepärast Jumala vaim tuleb appi. Ärge põlastage prohveti andi, aga samas ongi öeldud, katsuge läbi kõik ja pidage kinni heast. Nii et täpselt see sama lugu. Ja sellepärast on see niimoodi, et näed täitsa julgelt niimoodi, et mis on ümberringi ja see, mis on sulle hea, pea sellest kinni ja sa ei pea tegelikult, ütleme, et ühe pere lapsed vahest vaatad, et nii erinevalt söövad, üks mulle ei maitse see, teisele ei maitse too, tead, ja valmistad nendele neid suutäisi siis erinevalt lihtsalt sellepärast, et nii tegelikult lihtsalt ongi see. Ja sellepärast kellegi jaoks see täpselt nii on ja selles ei ole mitte midagi nagu ka valesti, sellepärast, et lihtsalt Jumal on meid ka nõnda just ka loonud. Ja siis on öeldud, et hoiduge igasuguse kurja eest. No see on ka väga tõsine hoiatus, sest et kurja on siin selles maailmas ikka külla ka praegusel hetkel. Ja nüüd on niimoodi, et hoiduge sellest igasugusest kurjusest. Ja see variant, nagu jälle läheme selle jutluse alguse juurde, ma ütlesin, et sa katsud vaimus läbi, mida sa sööd. Sa ütleme, et mõni vahest ütleb sedasi, et lähed poodi, et seal on seda mürki küll, hulgas on igasse toidupakki pandud, eks hulga, et lihtsalt õnnistame ära, et siis on nagu korras. Teate, võib niimoodi, kui sa oled sellise selgusega inimene, et sina just nii äge oled, et sa nii elad, ela siis nii. Aga kui sa tunned vaimus, et mul on vastik, see, mis seal kokku on kirjutatud, seda säilitusainet ennast täis ajada, mis on pandud nendele, eriti nendele pikaajalistele toitudele, et nagu mõtlen, mõni keeks on vahest niimoodi, et kuude kaupa võib olla sedasi, tead, siis ma ikka ütlesin, see on nagu Tosta ja Õru pulbreks, see ongi see säilitusaine, tead, et mis mujale riputada sul vaja oleks kuskile. Sellepärast, et seal ei olegi mitte midagi muud, sellepärast, et kui ta niimoodi on tehtud ja sellepärast on niimoodi, et hoiduda, aga kuidas hoiduda, just täpselt niimoodi hoiduda, et sa usaldad tegelikult oma vaimu, just mis on sinule. Ja sellepärast Paulus ütleb, et näed, mõni sööb liha, teine ei sööb taimetoitu. Ärge tehke probleeme, see on igaühe tegelikult enda probleem, millega ta parasjagu on tegelemas, sest et vaata, igaüks nagu saab selle oma tunnetuse, kuidas ta tegelikult elab. Aga paraku ta tuleb niimoodi, et meil tuleb nagu tahtmine nagu üksteisele peale suruda, et kuule, sina pead ka nii elama. Ei pea. Ja sellepärast jätame selle meelde, et igal ühel meil oma juhtimine. Hoiduge siis igasuguse kurja eest ja see kuri võib olla siis meie, ütleme, ohtlik meie vaimule, meie hingele, ihule, nii et tuleb hoiduda. Ja nüüd siis oli see salm, aga et rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi nesti ja ning et teie vaim ning ihu oleks tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Nii nagu ütlesime, et ei tea täpselt, millal tulemine on, igal juhul tuleb, aga issanda soov on niimoodi, et meie sellise tervikuna vaim ning ihu oleks nagu selleks tulekuks valmis. Ja nüüd ongi nii, et pane tähele, et Jumal ise pühitsegu teid läbi nesti. Ja sellepärast on lase issandal ütelda oma sõna ihu koha pealt, lase hinge koha pealt ütelda sõna ja lase vaimu koha pealt, rääkimata sellest. Me ei saa siin absoluutselt eirata, sest tema ise tegelikult seda tehku meie elus. Ja järgmine salm ütleb väga selgelt, ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda, millest me siin rääkinud oleme. Ja sellepärast, vaata, kui sa praegusel hetkel täna selle sõnumi niimoodi vastu võtad, siis ütleme, et sa oled saanud nagu sellise, kuidas ütelda, usujulguse selle koha pealt, et usaldada siin selles maailmas kõikjal
toitudes, arstide juures, õppides, ütleme, üldse vaimulike asjade juures, lihtsalt usaldad seda tunnetust, mida Jumal sulle tahab parasjagu anda. usaldad ja elad, sest et ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. Ta tegeleb sinuga, et sinu tee läks hästi. Ja siis ongi nii, et ja siis Paulus veel siin kutsub üles, et vennad, palvetage meie eest ka, tervitage kõiki vendasi püha suudlusega, kas täna teeme seda? Et aga see sõna ütleb, kallid, ma ütlen, et see eriti 20. aastast see kadus, isegi vist abieludes natuke see kadus sellel hetkel. Lihtsalt haige värk tegelikult, mis tuli. Tead, ja ütleme, eriti selline, ütleme, need slaavi usklikud ja need olid sellised, et see matsuga musi, kes alati tervitamise juures. Et see ei olnud mitte mingisugune asi, Eesti vennad vahest läksid Moskvasse kohta, läks ukse taha peitu, nii kaua, kui see tervitamisvoor oli. Et siis tuled sealt ukse tagant välja, muidu oled nii ära õlitatud. Tead, eks, et sellepärast, et see lihtsalt käis armastuses niimoodi, mäletate, kuidas kõik need suured juhid ka ühelt poolt ja teiselt poolt ja kolmandalt poolt ikka, kui said ka kokku ja nii, et neid pilte nagu naerdi. Aga see oli selle rahva olemus ja võib-olla see meil polnud nagu nii levinud, nagu ütleme Eesti uskliku hulgas just, aga nii ta oli. Aga Paulus ütleb väga selgelt seda, et täitsa normaalne, täitsa tehke need, aga need suudlused on pühad. Mitte mingisugused imurad, eks saad aru. Ja ma vannutan teid issanda nimel, et see kiri loetakse ette kõikidele vendadele, sest muidu kõik ei tea, et suudlus tuleb anda. Tead, et muidu et seda ei hakka lugema. Aga Paulus juba kõik kirjutasin. Aga ma arvan seda, et see polnud ainult see suudluse teema. Ta tahtis, et see kõik. Me täna ainult võtsime selle 5. peatükiks. Ta ütles, et seda tuleb kõikidele vendadele ette lugeda. Ja me issanda Jeesuse Kristuse armu olgu teiega. Nii et vaata, kui vägev tegelikult on see, mida üks kiri saab meile anda. Lihtsalt ärkad, vaim mingi ihu, Jumal tahab hoolitseda ja sellepärast on nii, et täna olen selle pildi, mida olen saanud nagu siin nüüd praegu ära jaganud. Nüüd järgmine asi, mida ma tegin, oli veel, seda ka jagan. Siis ma tegelesin natukene nii, et nii, ka sihipäraselt võiks ütelda, et ma võtsin, et mida näiteks räägivad psalmid hingest. Ja väga, ütleme, olulisi asju, mida ka lihtsalt saab lugeda ja vaata, mure on hinges üks selline asi, mis tahaks pesitseda, meie hinges tahaks nagu mure olla. Ja sellepärast on see nii, et laulus 16, see on nüüd, või vabandust, 13 on kõigepealt see, kus see mure seal hinges on. Ja Taavet toob oma hinge lagedale ja võtta, ta on hästi avalik nagu meile, et on palve hinge hädas, kus ta räägib ja 13.3 on niimoodi öeldud, kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames. Ja sellepärast on see nii, et näha sedasi, et vaata see hingemure ja see süda, ka hakkab kurvastama sellepärast, et vaata, põhimõtteliselt on see niimoodi, et eks see üks rida on kõik, tead. Kui ihul on halvasti, tead, tegelikult on hingel ka raskem, tead, ütleme, et siis sa pead olema eriliselt tugev. Ütleme nagu selline, nagu see Nick Vutsits või su käsi jalgu ei ole ja oled ikka rõõmus ja ei palu ka terveks saamise pärast. Kas ta on küsitud, et kas sa paluksid, et terveks saada? Ta ütles, et kui ma paluksin, siis ma poleks üldse enam see, kes ma olen. Et ma kaotaksin tegelikult selle kõik, sest kellena on mind vaja tervena, mitte kellegile. Sellepärast, et see oleks tavaline inimene. Aga selliselt sa teenid issandat ja oled paljudele ja kui palju vigaseid on praegusel hetkel. Need vajavad. Ma mäletan, et pastor Allan Laur kunagi tõi selle näite Võru kandles, kui Sõnajalg veel laulis. Sellel ajal see näide kuidagi meelde, ütles, et üks poiss oli kaotanud oma käe ära ja oli väga õnnetud, et käest ilma noor poiss. Ja siis oli nii, et ikka püüti lohutada ja ema kutsus, et mõni pastor tuleks ja räägiks ja tead ja ei suutnud mitte keegi lohutada. Poiss oli vaatas, kes oskab lohutada, te olete siia vehite oma 2 käega ja mul ei ole seda ühte, mismoodi te mind lohutada ostavad. Ema leidis ühe pastori, kes oli 1 käega. Ja kui poiss nägi, et pastor tuleb ka, et tal varukas ripub, tead, siis temaga oli nõus rääkima. Sellepärast, et sa mõistad mind, mis minuga on juhtunud. Ja sellepärast on see nii loomulik tegelikult, et nii see on. Ja sellepärast on, et vähihaigad on koos ja igasugused kurdid ja pimedad ja kõik nad istuvad oma gruppides ja julgustavad üksteist ja täitsa normaalne, sest et kes oskab teist aidata, kui me nendest asjadest üldse aru ei saa, et me pihta ei saa. Ja sellepärast on see nii, et aga need on tõsised asjad, mis meid neid puudutavad ja sellepärast on nii, et aga näed, kiitus Jumalale, et see Taavet on oma nende nõuannetega siin. Nüüd
16. laulus ta ütleb sedasi, et hing võib ilutseda. Aga noh, me ütleme, et tahaksime, et meil hing ilutseks. Kuidas seda saaks? 16.9. Seepärast rõõmustab mu süda ja mu hing ilutseb ja mu ihu võib julgesti elada. No päris hea komplekt, eks. Südamega on hästi, hing ilutseb lausa ja siis ihu võib julgesti elada. Et noh, kõik nagu kolm on hästi. Aga nüüd see eelmine salm ütleb nagu selle, noh, sest ta ütleb, et seepärast, siis loeme eelmise salmi, siis me saame nagu natukese pihta, mille pärast see niimoodi on, et see süda ja hing ja ihu kõik on nii heas positsioonis. Ma pean issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Vaata, see oli see põhjus ja siis ütleb, aga siis on mu hingel hästi, siis on mu ihul hästi ja siis on mu südamel hästi. Ja siis on kõik nagu on korras. Ja sellepärast on see nii, et kallid, nii ta on, et vaata, see, paned tähele, kuivõrd tähtsal kohal on Jumal. Kui ma rääkisin praegu, et need Jumala nõuanded, veel rohkem tegelikult, vaata, Jumal peab nagu kohal olema. Ta on mu paremal pool, ta on mu kõige parem nõuandja kogu aeg, mitte mingisugusel teisel moel. Ja sellepärast seda tuleb nagu selliselt võtta. No nii, võtame järgmise laulu. Laul 19.8. 19.8 ja mis siin siis öeldud on? Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. No issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Jumala seadus, tegelikult Jumala sõna kosutab meie hinge. Noh, teate, ütleme õpetussõnadest teame. Sõna on ihule terviseks. Kas vaimul tast on abi? Kust te vaimu saite? Sõna kuulmisest, eks? Sellepärast on niimoodi, et vaata, no õndsad olete, et te vitsite tulla ja olla lihtsalt kolmapäeva õhtul sõna juures. Aga see kosutab su hinge. See on su ihule terviseks, eks? No see on kõik tegelikult meile. Ja see on nii võimas tegelikult, mida me omada saame ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on andnud tegelikult meile selle oma sõna. No laul 23 samamoodi, et seal on ka samamoodi, et kosutab meie hinge ja viib sinna hingamisveele ja see on nii tuttav laul, ei hakka seda lahti tegema ja seal need õiguse rööpad ja nii, et kiitus Jumalale, et need asjad on. Aga laul 25 ka olen märkinud siin, et kuidas hing viibib heas põlves, 25.13. Hing viibib heas põlves sellisel moel nähtavasti, mida me täna alguses juba lugesime, eks, aga kordan siin üle. Sest selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa. Aga siin ongi niimoodi, eelmine salm jälle, tuleb lugeda, et kus see põhjus siis on. Kes iganes issandat kardab issandat, seda ta õpetab teele, mida tuleb valida. No ma ei tea, kas usud täna seda juttu, et issand tahab õpetada sind toituma, issand tahab õpetada sind vaimulikult toituma, issand tahab õpetama sind, ütleme, et millega sa oma hinge toidad, kõiges nagu sekkud. Sest ta tahab õpetada, kui sa kardad issandat, siis sa usaldad, et tema õpetab sind õigele teele. Ja siis on niimoodi, et ma ütlesin, et sa ei muutu rumalaks. Sa võtad arstide abi, sa teed kõike, mis on hea, sest ta õpetab sulle seda teele. Ta õpetab lihtsalt seda, sellepärast on see nii, et kallid, lihtsalt nii ongi. Ja siis su hing viibib heas põlves. Ja tähendab, ja kui sul on sugu, tähendab, sa ikka pidid füüsiliselt ka olema okei. Eks? Et sellepärast, et kui su sugu pärib maa, siis see pidi töötama see asi, eks. Et teisiti nagu seda ka ei saa, sest see on puht, ütleme ka füüsiline külg, mida siit kohe näeme. No nii, ja see 42. laul, see on Korahi laul, muidugi, et mu hing igatseb seda nagu seal irv, veoajade järele, ma ei hakka seda võtma, see on ka jälle natukese tuttavam asi, ma usun, et meil siin kellegi vastuvõtjaid ei ole selle koha pealt. Aga laulust 54.6, ma olen ka märkinud siin ära, see on niisugune Taaveti olukord, seal on niimoodi ühed reeturid, need Siifi mehed olid seal, kus nad olid? Ikkagi 54 ja 6, jah, tahtsin ütelda. Ja siin Taavet lihtsalt ütleb, vaata, Jumal on mu abimees, issand on mu hingetugi. Aga siin laulu selline seletus on niimoodi, et Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile, eks Taavet ole peidus meie juures. Lihtsalt reetsid ära, et Saul tuli otsima, et saatsid Taaveti kätte. Aga Taavet kogeb seda, aga mul on tegelikult on tugi ja selleks on issand ja ta on mu hingetugi ja ta on tegelikult minu abimees ja ta aitab meid. Ja laul 97. Jumal hoiab oma vagade hingi kurjal ajal ja sellepärast nii kui oleme
täna täitsa arusaamisel, aeg on kuri, milles me elame väga mitmeti ja sellepärast, aga Jumal hoiab oma vagade hingi ja sellepärast 97:10. Teie, kes armastate issandat, vihake kurja. Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad ära õelate käest. Ja sellepärast, kallid, see on tõsine lugu, mis on praegusel hetkel on siin. Sellepärast, et õelad on tegelikult tegutsemas väga mitmel viisil. Nad on valvel meie laste ja lastelaste peale, nad on lihtsalt valvel, sest et nendel on niimoodi, et saaks aga kätte, mürgitakse ära igasuguste õpetuste ja asjadega. Siin on niimoodi, et osad Euroopa riikidest, osad perekonnad põgenevad ära teistesse riikidesse, kus lastel oleks turvalisem elada, lihtsalt inimesed lähevad salaja, lähevad jättes kõik. Sellepärast, et muidu on niimoodi, et oma laste tulevik on tegelikult väga, väga suures ohus. Ja mis muidugi on veel, et lapsi keeratakse ju tegelikult aeg-ajalt, keeratakse vanemate vastu, kui kõige selle õpetusega. Me hea küll nõukogude aega naersime, et see Pavlik Morozov ja tead, ja siuksed olid siukesed, et kes oma vanemad ära andsid ja olid need olid siuksed kommunismiaegsed eeskujud, et kuidas käituda. Ega see praegu teistmoodi ei ole, sest et ega vanemate kasvatusest ju sõidetakse üle. Öeldakse, et kuule, et järjest madalamale, kus laps saab ise otsustada igasugu asju. Tead, ja et ütleme, et tahetakse nagu nii teha. Jumal ei ole muutnud. Ta ütleb, et vanemaid tuleb austada lastel ja sellepärast on see, kõik need asjad jäävad tegelikult oma koha peale. Tahad, et su käsi käiks hästi, sellepärast on see tähtis, et vaata laps, kes käib ka siin koguduses, et ta saaks aru, et rohkem kui kõiki muud, mis iganes, Jumal on oma koha peal, aga vanemad on siis sellel lapsele järgmise koha peal, väga tähtsal kohal tegelikult, et seda tuleb austada, mitte seda, mida see maailm ümberringi räägib oma tarkuses ja nad on ikka suht segi läinud oma asjadega praegusel hetkel siin. Ja sellepärast nii ta on. Nii et, aga issand hoiab tegelikult neid, kes teda kardavad, siis ta hoiab vagade hingi, nii et armasta issandat ja küll ta hoiab. Nii et nii ta on. Nüüd, kuidas on meiega, nagu Rooma kella 12 on öeldud sedasi, mis on meie mõistlik jumalateenistus, et me anname ka oma ihud, eks, kui ihude koha pealt ka rääkida. See on ka samamoodi tuleb meeles pidada. Nüüd ma korraks rääkisin täna sellest 3. templi ehitusest, aga Rick Renneri selles jutus oli veel rohkem tähtsal kohal oli see, eks te tea, et te püha vaimu tempel olete. Võtta seda templit tuleb ehitada. See 3. tempel, mis ehitatakse, see ehitatakse antikristusele. Ma ütlen seda, ära sinna annetusi tee. Ma nii soovitan sulle. Sest ei ole mõtet nagu selle asjaga tegelda, sellepärast, et see on teine plaan. Meie messis on ammu tulnud. Me ei tee talle seda paika ega kohta nagu sellises mõttes. Ja sellepärast, eks te tea, see vaimulik koda, me oleme need elavad kivid, Jumala vaim peab meis elama, see peab tegelikult valmis saama. Ja sellepärast on see nii, et aga meil on niisugune tunne, vahest meil läheb nagu see meelest ära. Ihu on tähtis, anname oma ihud ja ihu on ka selleks paigaks tegelikult, kus Jumala vaim tahab elada. Mille pärast siis ilma laitmata peab olema see vaiming ihu? Jumal tahab ju meis elada. Ja sellepärast on see niimoodi, et nagu tõin selle Nick Vucic'i näite, et võiks ütelda ihuga piiratud ja Jumala au tuleb esile, nõtrusest saab vägitäie võimuse. Aga ütlen, selles kallid on niimoodi, et põhimõtteliselt on niimoodi, et seda nõtrust meie ise ei otsusta, mis meile osaks saab. See on niimoodi, et meie oma ihu piinamisega ei tegele. Et ütleme, et siis vägevam olla selle kaudu. Absoluutselt mitte see. Aga kui meil on pandud see osa, et see vai on seal ihus, nagu Paulusel, siis me lihtsalt austame issandat sellega. Ja sellepärast nii ta on. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal õpetab oma sõna kaudu meid nendes asjades. Nii et ja sellepärast ja selle vaimu koha pealt on niimoodi üldse, et vaata, kui me vaimehing, need lähevad Jumala juurde, ihu läheb mulda, nagu on räägitud, aga kui lihtsalt tuleb, siis on ihude üles tõusmine, nii et Jumala sõna räägib ka nendest asjadest väga, väga selgelt. Ja nii et kiitus Jumalale, et usaldame tegelikult oma vaimu issanda kätte. Vaata nüüd hingest oli Taavetil palju juttu, aga ma võtan korraks siit ka 31 laul, vaatame, kelle laul see on. Ikka Taaveti laul ja 6. salm ja mis ma olen siin märkinud, sinu kätte usaldan ma oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, issand sa tõe Jumal. Ja sellepärast on see niimoodi, et võta mu vaim vastu, eks, Jumala kätte usaldama oma vaimu.
see on nii nagu selline tähtis variant tegelikult, ütleme, et nagu mõista üldse nagu seda ütlemist. Ja laulus 51, vaata Taavet, kui ta oma pattudega seal võitles. Vaata, kui hea, ma täna lugesin ka seda, et Jumal, ära tuleta mulle meelde mu noore põlve patte. Noores põlves kipuvad inimesed oma patud ära tegema, pärast nad kahetsevad, jama küll, ma tegelesin sellega. Ei saa poliitikissegi minna, sellepärast, et mingi jama on kuskil, mingi luukere on seal. Eks, et vaata, aga tehakse lihtsalt ära sellel hetkel. Aga Taavet ütles sedasi, et kuule, ja vaata, meil on niisugune tunne, et mängis aga seal karjas vilet ja kiitis Jumalat kogu aeg, aga ta ütleb ikkagi, et ära, Jumal, arva neid praegusel hetkel üldse nagu meeles pidama neid mu noorepõlve vatte. Ja sellepärast ta oli kõigega tegelikult issanda eest, ta oli inimene. Ja aga laul 51, 12, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui hingest oleme täna palju rääkinud ja ihust ka nagu, eks, aga et Jumal saab tegelikult meie vaimuga teha kindlaks. Puhas süda, kindel vaim. Ja ära heida mind ära oma palge eest, ära võta minult ära oma püha vaimu. Ja anna mulle tagasi rõõmustust sinu päästest. Su heameelne vaim toetagu mind. Ja nii, et ja tahan teisi õpetada, et nad pöörduksid issand sinu poole. Nii, et kiitus Jumalale. Nii, et ja sellepärast, kallid, nii ta on, et Jumal tegeleb meie vaimuhinge ihuga. Jeesus samamoodi ütles, et tulge, tead minu juurde, leiate hingamise oma hingedele. Ja sellepärast ja vaata, ja nüüd oli see hingamispäev, ütleme, mis oli väga tähtis Vana Testamendi ajal. Ja see oligi, see päev oli tähtis ja lõpuks oli nii, et inimene enam ei olnud tähtis. Sellepärast, et mis seal tehti või tehtud. Aga Jeesus võitles kogu aeg selle jamaga, seal ütles, et kuule, kas hingamispäeval võib head teha? Kas võime haige inimese terveks teha või las olla haige edasi? Ta ikka tegi neid terveks. Sai kriitikat palju selle pärast. Ja isegi, et kui sealt viljapõllust läbi läksid ja neid terakesi hõõrusid, jälle oli kriitikat, kuidas niimoodi tohib sedasi, et te teete nüüd tööd, et seal tegite sealt rehepeksu seal viljapõllu peal. Ja sellepärast, et ütleme, nii pedantselt võeti seda asja hoopis teistpidi. Ja sellepärast ja Jeesus tuli, ta ütles, et tead, et ta on see hingamispäeva isand hoopis. Ja sellepärast on see nii, et me peame mõistma sedasi ka, et mitte see päev, vaid inimene on tegelikult tähtis. Et mitte hingamispäev oleks ilma laitmata hoitud, kui issanda tulekuni, vaid vaim, hing ja ihu. Issand tegeleb tegelikult sinuga, ta pühitseb sind, ta tarvitab tegelikult seda ühte päeva, mis sa talle pühitsed. See on väga hea päev, ma kaotan juba pühapäeva, mõtlesin, et ma tahan see nädal palju veel tööd teha. Ja siis on niisugune lugu, et siis mõtlesin, et siis ma tahan kogudusest pühapäeval ära ja siis ma magan. Tead, mõtlesin ma juba ette mõtlen seda asja, et siis ma lähen magama, tead. Et juba ma mõtlen pühapäeva peale lõunale, kui siit ära lähen. Sooruga ei ole vaja minna, kiitus Jumalale. Tead, et ja tead, et ma tean, et mul on nagu selline päev. Mõtlen lihtsalt oma selle ihu peale just ja rõõmustan sellest hingamispäevast ka. Et ka seal saan oma jalga peatada. Nii et kiitus Jumalale. Nii et need sõnast tuleb kõik, tuleb meile vaimu jaoks, hinge jaoks ja ihu jaoks. Aamen. Nii, tõuseme ja oleme palves. Isa, ma tänan, et on olnud hea tegelikult olla su sõna juures. Ja Jumal, ma tänan sind, et võime praegu paluda seda, et mis on iganes praegu räägitud, et see jääks meelde, et sa oma vaimu läbi tuletaksid õigel hetkel meelde, mis on meile vaja, kas see puudutab meie ihu olukorda, kas see puudutab meie hinge olukorda, meie vaimu olukorda, et me saaksime, Jumal, sinu käest need õiged juhised. Jumal, me täname sind, et sina oled tööd tegemas me juures, sa oled alustanud selle hea töö ja sa tahad seda lõpule viia, sa tahad et see sinu töö tuleks esile meie vaimu, hinge, ihu juures, isa, kiituse tänu sulle. Me täname sind, Jumal, et sa võtad meid tervikuna ja isa, ma tänan sind, et me võime täna lihtsalt siin praegu olla rõõmsad sinu ees, kui see ilmutus nagu on meile tulnud, et kuivõrd sa oled tegelikult valmis kogu aeg sekkuma, kuidas sa tahad nõu anda, kuidas sa meid tahad juhtida ja juhatada, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja me täname sind, issand, et me võisime seda kuulda, aga Jumal, me palume seda, et me oleksime janused, issand, sinu sõna järgi, et me oleksime janused su vaimu järgi, et me elaksime vaimus ja oleksime juhitud vaimus ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.